laivis. Ja. No nii, tervitused, Eela, rõõm kohtuda üle, ma isegi ei tea, mitu dekaadi vahepeal on, kui me viimati kohtusime. Ja, tere. Aitäh, et sa leidsid selle aja, kuna tänane eesmärk meil on siis valgustada just personalijuhtimise HR interim valdkonda ja mina mäletan seda, et aastaid tagasi kokkupuude, ma sinatan, kuna me teame, eks ju, oli nii meeldiv ja see oli kuidagi siiamaani mäletad, vaata inimest Eelat sind, eks ju, hea nimega ja hea tundega. Ja täna me tahamegi siis valgustada nüüd seda personalijuhtimise poolt, aga alustame täitsa algusest peale. Et millal sa valisid selle töövormi interimina ja miks? Tagantjärele ma arvan, et see oli päris vara, sest ma mäletan täpselt, et mul oli järjest 2 tööandjat Eesti Energias, Gunnaroki meeskond, mis oli riigiettevõte ja kui ma küsisin Gunnarilt, kas ma tohin teha kõrvalt mingeid projekte, siis Gunnar ütles ei. Ja kui ma siis vahetasin tööandjat ja läksin toona ESS-i, millest kiiresti sai siis Valk ja siis järel peale seda G4S Peeter Tohveri juurde ja küsisin Peetrilt ja ütlesin, et tead, et ma olen selline ise motiveeruv hing, et mind motiveerib teha rohkem ja erinevat ja huvitavamat tööd. Siis Peeter ütles, et lase käia. ja tegelikult võiks öelda, et ma hakkasin nagu 2000-ndate nullindate algusest. Hakkasin põhitöö kõrvalt tegema ka mind huvitavaid projekte. Loomulikult kindla südametunnistusega hoida oma põhitöö korras, aga kuna otsese juhiga oli kokkulepe, siis see toimis ja sellist teadlikku täiesti 100% interimile pühendumist ma olen nüüd teinud viimased 14 aastat, kui meil ongi Urmo ja Peetriga siis ühine ettevõte. No ainult häid sõnu on kuulda teie töödest ja tegemistest. Jälle Eesti on meil nii väikene, eks ju, aga väga paljud arvavad, et interim ei ole turvaline valik ettevõttele. Kuidas sina sellele väitele vastu ütleksid? Ja need on üsna tüüpilised hirmud. Neid on isegi mitu. Üks, mis sa ütlesid, on see, et turvaline, et kas ta ikka hoiab ärisaladust ja kuidas selle konfidentsiaalsusega on. Ja siis ma ütlen, et kuidas te seda muidu kaitsete? No ma panen töölepingusse sisse ja ma ütlen, mis te arvate, et meie ei pane interimlepingusse, mis tugineb äriseadustikule ja kus kohustuste raamid ja trahvid ja kõik on palju rangemad, kui seda saab panna tavalisse töölepingusse, eks ole. Et lisaks sellele sellised ettevõttesisesed petised ikkagi kasvavad välja reeglina statistiliselt kogu maailmas tehtud aruannete põhjal siis pikaajalistest töötajatest. Ehk siis inimesed, kes tulevad sisse ja kelle eesmärk on võimalikult kiiresti ennast tõestada, et nendele väga ei tule kasuks hakata siis seal midagi petma ja interim tegelikult saabki eksida üks kord. Ehk rohkem tal turule asja ei ole. Aga tavaline töötaja võib leida endale veel mõne sinisilmse tööandja. Aga kui me nüüd üldiselt räägime sinu kogemusest, et kuidas sa seda ütleksid, kas ettevõtted juba saavad aru, kes on interim, mida ta teeb või on see jätkuvalt selline võõras termin? Me räägime nüüd kas Eestist või Baltikumist, kus turul muidu sina üldse töötad, ainult Eesti või mujal ka? Baltikum ka, et Venemaa on kinni juba teatavasti kindlatel põhjustel mitu aastat ja me ei tea, kas ta nagu avaneb, aga Skandinaavia, teised Balti riigid, meie lähimaad siis kõik, eks ole, et nendega meil on tegemist olnud ja siis jätkuvalt on. Ütleme niiviisi, et viimastel aastatel ei lähe võib-olla nädalat, kui meil ei tule mõni uus ja huvitav interim andmebaasi või siis inimene huviga interim töö vastu. No tööandjate suutlikkus neid vastu võtta praegu selgelt on madalam, aga see on tõusvas tempos. Võib-olla mitte nii kiiresti, kui me tahaksime, aga ikkagi see on tõusvas tempos ja siin ma eristaksin kohe 2 sellist rühma, et kõigepealt on välisettevõtete filiaalid, kus me ei pea pikalt midagi seletama, nad tulevad reeglina ise ja küsivad, teavad, mis on interim, teavad, kuidas seda teenust kujundada, üles ehitada, probleemipüstitus, ettepanekud, tingimused, ajaraam ja eks ole siis tähtaeg. Et siis kui me alustame päris nagu nullist,
kliendile selle teenuse selgitamisega ja seda me teeme päris tihti, siis me võtame appi teatud skeemid, me võtame appi interim lood, muidugi avaldamata siis kliendi nime ega konkreetseid andmeid, aga need lood räägivad väga palju enda eest, siis saadakse aru, kuidas interim sisse läheb, mida ta teeb ja ka selle lepingu läbirääkimise käigus saab väga palju detaile selgeks. Nii et me teeme sellist sellist harivat tööd ka tööturul, et väga palju tutvustame seda interim teenust tööandjatele. See on nii tänuväärt asi, olen isegi kokku puutunud sellega, et hakata üldse selgitama, mida see termin tähendab, eks ju. Et kusjuures, kuidas eesti keeles Eesti sõnadega vaste sellele? Ma ei tea, kas interim sõna meil leksikonis on, vist ei ole. Vist ei ole. Me üritasime sellele leida mingit eestikeelset vastet 14 aastat tagasi, kui me alustasime ja töötasime tegelikult alguses kolmekesi, mina, Peeter Tohver ja Urmo Valner, siis nimetasime endid mobiilseks juhtkonnaks, sest minul inimesed, Urmol raha ja Peetril strateegia kolmekesi, siis mobiilseks juhtimiseks me siis alguses hakkasime nimetama ka seda teenust, siis otsetõlkena kusagilt ilmselt teaduskirjandusest lipsas läbi ajutine juhtimine, sest ma olen näinud selliseid organisatsiooni käitumisi magistritöid, mis on uurinud Eestis, juba on olemas ka sellised magistritööd, mis uurivad interim juhtimist, seal ka kasutati ajutist juhtimist, ma ise seda kindlasti ei poolda, sest ajutisel on eesti keeles natukene selline pealiskaudne kuidagi pinnapealne varjund juures. Ja siis, mis mulle endale meeldis, oli vahejuhtimine, mis on nagu otsetõlge ladina keelest, et ta on nagu millegi vahel. Ja vahe on eesti keeles ka terav, eks ole, mis läheb nagu selle olemusega hästi kokku, aga see vahejuhtimine ei ole ka juurdunud, nii et kusagil sellised viimased 5-6 aastat me läbivalt kasutame interim ja püüame sellele siis nagu sisu sisse panna, kogu aeg selgitada. Võtame siis teie agentuurina ja MTÜ PIA, eks ju, tutvustama, mis on interim ja harime siis seda meil Baltikumis ja laiemalt ka. Aga lähme nüüd sinna kohta siis tagasi, et võib-olla sa selgitaksid, et millal ettevõte vajab interimi. Kas see on enne või pärast kriisi või on seal ka vahepealne selline aeg? Ma ütleksin seda, et interimi sidumine kriisiga ei ole tegelikult üldse alati asjakohane. Ehk siis kriisisituatsioonis ma olen nõus, tuleb see selline interimi erisus paremini välja, sest kuna tema töövälpade korduvus on nii palju kõrgem kui tavalisel töötajal, siis seda kogemust, kas siis ootamatute või ka ootuspäraste selliste ebameeldivuste ja muutustega toime tulla on temal palju rohkem. Ehk kriisikarastus on temal palju suurem. Aga ütleme niiviisi, et ega enne või pärast kriisi, interim ei ole ka prohvet, et ta nüüd läheks sisse ja hakkaks hoiatama ja märgurakette laskma, et teil läheb siin või seal nagu halvasti, keegi pole kuulus omal maal, eks ole. Ja tagantjärgi kriisi lahendada ka jälle, kui sul on vaja lisakompetentse, siis too, eks ole, et interim põhjusi on tegelikult hästi palju, on tegelikult võimalik neid grupeerida, rühmitada. Kindlasti on see selline klassikaline asendus ehk mingi põhjusel siis jääb ära ühe inimese panus ettevõttesse, jääb ta siis pikaajaliselt haigeks, läheb ta lapsehoolduspuhkusele, saab ta mingi jamaga hakkama ja ta vahetatakse väga kiiresti välja ja siis on vaja midagi kiiresti teha, et olukord nagu halvaks ei muutuks. Ja siis tuuakse sisse interim. Minul on näiteks olnud koos Peetriga selline ülesanne, kus meid üks Norra ettevõtte kutsus sisse selleks, et me hoiaksime asjad täpselt sellised, nagu nad olid. Peetril käed sügelesid, tema tahtis kohe midagi parandama hakata, ei öeldi, hoidke asjad nii, hakati otsima uut juhti, see võttis muidugi skandinaavialikult pika aja, mingi 5,5 kuud vist. Ja kogu selle aja me tegelikult pidime emotsionaalselt inimestega koos olema, rahustama neid, see lihtsalt mingisuguse lausa nagu seaduse paragrahviga eelmine juht siis vallandati ja inimeste ärevus ja kogu see protsesside stabiilsus ja kõike seda siis toodi nagu interim nii tegevjuht kui ka personalijuht haldama.
et ka selliseid täitsa nii-öelda huvitavaid ülesandeid on, et hoidke asjad korras, mitte midagi muud pole vaja teha. Aga noh, nii-öelda olukorras, kus juhtimine on juba pikka aega olnud ebarahuldav ja tuleb teha mingisugused ebapopulaarsed otsused, siis interimi tuuakse sisse enne uut juhti, et ta teeks need ebapopulaarsed otsused näiteks ära ja uus juht saaks alustada positiivselt ja puhtalt lehelt. Sellist asja tuleb sageli ette. Jah. Selline meeldiv vahefilter siis nagu, jah? Jah, ütleme siis nii, et see käib selle nagu ameti juurde. Interimid reeglina, vähemalt meie omad, ei ole saneerijad, et saneerimine käib täiesti nagu ühesõnaga eraldi ja omaette, eks ole, aga interimi õigeaegne sissetoomine võib äkki saneerimisest nagu päästa küll. Jah, seda me oleme tajunud. Ja mis seal siis veel sellised suuremad tüüpilised rühmad interim vajadusel on? Laienemine, uued turud. Üks Eesti tootmisettevõtte õnnestus ootamatult, nad olid seda kaua aega püüdnud, aga kui see õnnestus, siis neil ikka nii-öelda ootamatult tekkis sisend Ameerika turule, nii-öelda tellimused tulid kohe mäekõrgused ja olemasolev tootmisjuht tõstis käed püsti ja ütles, et impossible, noh, ta ütles ta eesti keeles, eks ole, et nii-öelda võimatu ja siis tuli nii-öelda teine tootmisjuht ja tegi selle asja ära, nii et ja sama endine tootmisjuht jäi ettevõttesse tööle ja sai tõelise valgustuse, et elus sellist asja varem olnud, kui täiesti tema jaoks võimatu asi muudetakse nagu reaalseks ja võimalikuks. Lihtsalt seetõttu, et see inimene, selles inimes on usk, kogemus, teadmised ja praktiline nagu elluviimisvõime selle jaoks. Ja mina ei ütle, et ühed inimesed on nii-öelda professionaalsemalt paremad kui teised, aga nii-öelda mõlemaid on vaja. On vaja neid, kes hoiavad ettevõttes stabiilselt asju, pühenduvad nii-öelda aastakümneid võib-olla ühe äri edule ja on vaja neid, kes liiguvad ringi, koguvad seda best practice'it ja toovad neid täpselt sellel hetkel, kui ettevõttel seda vaja on. Just, täitsa nõus olen, aga alati on hästi põnev mul endal teada ja ma arvan teistel kuulajatel ka, et mis on esimene küsimus, mida juhid, kui teie tiim ettevõttesse astub ja just sinult siis küsivad, esimene küsimus tavaliselt. Või milliseid küsimusi küsitakse kõige rohkem, näiteks top 3? Jah. Eks nii-öelda natuke see sõltub sellest, kus see tegelik valu siis on. Ja kuivõrd nii-öelda ausalt on endale seda tunnistatud või selle probleemi nagu juurpõhjuseni jõutud. Et mõnikord meil läheb mitu kohtumist, et selleni jõuda. Me hakkame seda ise nägema, me kutsume seda selliseks diagnoosi panemise etapiks. Ehk siis me oleme natukene nagu nii-öelda radioloog ja arst ja võib-olla seal veel keegi koos, kes siis nii-öelda vaatavad, jälgivad seda patsienti ja lõpuks ütlevad nii-öelda, mis meie arvates probleemiks on. Ja on juhtunud ka nii, nagu me ütleme, et meie ravi on liiga valus. Ehk siis nii-öelda probleem ja meie ettepanekud selle siis nagu ravimiseks on liiga karmid ettevõtte jaoks, aga ma pean ütlema, et seda pole juhtunud viimase 6-7 aasta jooksul. Seda juhtus võib-olla esimese 5 aasta jooksul, kui ka majandussituatsioon oli teine ja ikkagi stabiilsem, kui ta maailmas ja igal pool praeguseks on kujunenud. Praegu me ikkagi jõuame reeglina kliendiga arusaamisele, mida meie nii-öelda siis vigadena või puudujääkidena näeme. Me saame esitada oma ettepanekud, see on kliendi siis otsus, eks ole, kuidas ta sellega edasi läheb ja üha enam ikkagi ka interimi selleks eelistatakse ja võetakse. Aga kas sa oled tajunud ka, et viimastel aastatel on juhid rohkem valmis muudatusteks, kui seda näiteks 10-15 aastat tagasi? Ma ei julgeks öelda, kas nad valmis on, aga nad peavad. Nad peavad. Peavad. Ehk siis enam ei ole kuhugi taganeda, eks ole, et ma ei mäleta, kes seda nii-öelda sellisest tõesti küpses eas juhtimiskurudest on öelnud, aga ma seda ütlust mäletan, et tema eas ehk siis nii-öelda 70-ndates inimestele oli normiks stabiilsus ja kõikidele järgnevatele põlvkondadele on normiks muutus. Ehk mida varem me tajume seda, et me peame nii-öelda muutuseid võtma normaalsena,
seda paremini me tegelikult nendega hakkama saame. Nii kaua, kuni me jääme neid nii-öelda nagu tõrjuma ja kogu aeg unistama, et tuleks see stabiilsus nagu tagasi. No, stabiilsus on tore asi ja seda tuleb nautida, kui ta on, aga ta ei ole enam norm. Midagi pole parata. Ja minul on näiteks, et mul on väga palju küsitud, et no nii hakkame tööle, millal tulemused tulevad, et kuidas siis on kogemuse pealt, et kui kiiresti tulemusi oodatakse? Ja nüüd me oleme jällegi minu jaoks selles väga olulises etapis ehk siis interim, me võime nimetada seda lepingu nii-öelda sisupunkti defineerimiseks, aga see on natukene laiem ja see on oluline just nimelt selleks, et interim saaks oma töös õnnestuda. See on nimelt see realistlik nii-öelda skoop, mis on võimalik ära teha nende vahendite ja selle mandaadiga, mida siis klient on nõus interimile andma. Me päris palju, nii nagu me oleme interim sõna juurde jäänud, me päris palju kasutame ka sellist rahvusvahelist sõnavara, mis tuleb ka sellest nii-öelda siis kogukonnast, eks ole, on see niinimetatud mission ehk siis missioon. Me räägime ka, et interim läheb missioonile, tal võib neid missioone olla siis mitu või mõnel hetkel, sellest me võime ka pärast rääkida, ei ole ühtegi. Ja siis on sõna nagu mandaat. Ehk siis see mandaat on teatud mõttes see tähtajaline võimutäius või võimuulatus organisatsiooni sees, mille me kliendiga läbi räägime ja võimalikult hästi sinna lepingusse sõnastame. Ja ma arvan, me oleme kõik seda kogenud, et kui tuleb üks hea, pädev ja töökas inimene meeskonda, siis varsti on ta ülekoormatud kõigega, sest ta saab ju hakkama nende asjadega. Ja eriti interimi puhul on see oht, et ta tuleb, ta on nagu imemees või naine, tähendab kõik asi tema käes nagu lendab ja siis klient saab aru, et oi, ma võin seda ja teist ja kolmatat ja kõike anda ja muidugi teeb interim selle ära. Aga ohtu satub tegelikult see, et kui mingi aja pärast siis tullakse tagasi tema lepingu juurde ja hakatakse vaatama nii-öelda, mida tema lepingu järgselt on saanud teha, siis mitte kedagi tegelikult enam ei huvita ja keegi ei mäleta, mitu tundi ööpäevas on ja kas tal üldse oleks olnud reaalne siis ka seda lepingulist tööd teha. Nii et see on interimi enda huvi ja enda särk, mis on ihule kõige lähemal. Et sa pead sõnastama ülesande niiviisi, et sa tood tulemi ära. Aga mõtlen näiteks lihtsalt nüüd su enda kogemusest, et kui tavaliselt pikk need projektid on nad paar kuud, lähevad mitmesse aastasse? Ma mäletan, et see Inima viimane raport vist andis kusagil 9 kuud, andis eelmine selliseks keskmiseks Euroopa interim missiooni pikkuseks ja nüüd viimane oli minust natuke pikenenud, oli üle 10. Ja see on keskmine. Ja tõtt-öelda meil on päris palju selliseid keskmisi, aga meil on ka täiesti äärmusi. Ehk siis meil on minul endal näiteks on üks 7. aastat kestev interim projekt, kus ma lihtsalt nii-öelda väga suurt raha liigutava väga väikese meeskonna juurde lähen nendel hetkedel, kui neil on siis personali juhtimislikku kompetentsi vaja. Neil reeglina ei ole seda vaja, kui on vaja, siis on vaja väga nii-öelda kindla peale ja pädevat ja aitan neil asjad ära teha. Ja meil on ka paari nädalasi, need on küll reeglina nagu asendused, et on vaja sisse hüpata ja nii nagu ma siin varem ütlesin, et hoida asjad korras. Et on hästi erinevaid, aga jah, nii-öelda meil on ka olnud ka ütleme üle aasta minevaid ja meil on selliseid reeglina kuidagi lepitakse kokku või kliendile meeldib pooleaastane kokkulepe ja siis sealt tegelikult on päris palju praktikat, kus pikendatakse lepingut. Sest asjad kui palju on küsitud, et tule meile tööle, aitab interimiks olemisest, tule meile tööle, on seda ka ette tulnud? On mitmeid kordi. Aga siin viimastel aastatel mulle tuleb vähemalt 3 ette, kus on meie interim on lõpetanud nagu põhikohaga kliendi juures. Sellepärast, et ongi see situatsioon, et saadakse aru, et mis sest, et nii-öelda ollakse maksnud nii-öelda mitte liiga odava teenuse eest, ollakse valmis maksma natuke veel, et saada endale järele proovitult väga pädev inimene tööle. Sest interim periood on ju kõige ütleme läbipaistvam katseaeg, mida üldse võiks ette kujutada, eks ole. Aga hästi palju on tulnud tegelikult küsimusi meil siia LinkedIni ka, et mis vahe on interimil ja konsultandil? Jah, ma saan
Asan jälle nagu sellist enda aastate jooksul kuidagi selginenud vaatenurka näidata, et minu arust on konsultant väga tark inimene, kes on endale selgeks teinud mingi valdkonna uuringud selles, pikaajalised mingisugused statistilised andmed, tal on need ekspertteadmised ja ta rakendab mingit meetodit, millel on sisend ja eelinfo, on rakendusfaas, on eeldatav tulemus. Ühesõnaga, konsultant teab, mis on õiged asjad ja interim teab, kuidas asju teha õigesti. Ehk ideaalis oleks see kombo kokku, eks ju. ja ma olen tihti näinud, kuidas interim kasutab oma töös konsultatsiooni, kui tal on see pädevus olemas. Ma ei ole väga palju näinud, et konsultant töötaks reaalselt täidesaatvas rollis meeskonna sees, aga see on ka kindlasti võimalik. Ehk siis ma seda must-valget joont siia ei oskakski tõmmata ja võib-olla sellises mõttelaadis äkki on see väike vahe, et konsultant ikkagi reeglina annab nõu. Tema nii-öelda teadmiste taga on see sama mingisugune uurimisinstituudid ja erinev nii-öelda juhtimiskirjandus ja interim on praktik. Interim on tegelikult see nii-öelda reaalselt hands-on inimene, kes nii-öelda tuleb ja teeb asjad ära. Aga nüüd tahaks tegelikult ka üldisemalt teada seda, et sa oled olnud sellel maastikul väga-väga pikalt personalijuhtimise maastikul. Mis on viimaste, 5 aasta põhiprobleemid meil Baltikumis, millega sul on silmitsi vaja ettevõtetes seista olnud üldiselt, nimesid nimetamata siis? Ja loomulikult, et eks ta natukene ole muutunud põlvkonnad ja tööharjumused. Ehk siis need personalijuhtimislikud süsteemid, mis on seal loodud aastat 15-20 tagasi, need väga uut põlvkonda enam ei kõneta. Päris palju tuleb ümber häälestada kogu värbamise, tööandja brändingu, värbamise ja sisseelamisperioodi materjali. Ehk siis see on nagu muutunud selliseks ma ütleksin siis visuaalsemaks, mängulisemaks, avatumaks, et jätkuvalt on palju tööandjaid, kes panustavad sellisele eluaeg töötavale personalile ja kui siis paratamatult, inimeste eludes on juba nii palju nii-öelda keerde ja muutusi, et me teame, et ei ole ühtegi organisatsiooni, kus voolavust ei esineks, eks ole. Et siis, kui sisenevad uued inimesed, siis nendel uutel inimestel on väga raske kohaneda nende nii-öelda staažikate kõrval, kes ju teavad kõike. Aga kuidas see kirjas on ja kuidas see organisatsiooni kultuuris tajutav on, et ka uued inimesed saaksid kohe nagu sellesse konteksti sisse minna. Nad võivad olla samamoodi orientatsiooniga pikaajalisele lojaalsele töösuhtele, aga neil on väga raske tegelikult nagu lugeda seda organisatsiooni kultuuri, sest sageli seda ei ole kirjas. See on kõik olijate nagu sees, eks ole, DNA-s. Et siis kuidagi tuua seda välja ja aidata nagu organisatsioonil seda verevahetust teha, neid uusi inimesi sisse tuua, et seda on päris palju. Palgasüsteemide muutust on päris palju, jah. Aga nüüd oleks tegelikult väga õige aeg minna case study juurde. Meile meeldivad sellised head näited ka ja kihvt oleks kuulata sinu enda kogemusest, kui oled läinud kusagil ettevõttesse ja siis saanud hakkama endale väga rahuldust pakkuva muudatusega. Jällegi ei pea nimesid nimetada ka võib. Et võib-olla räägid kas ühest või paarist case study'st? Jah, kui ma oleks küsimust ette teadnud, siis ma oleks võib-olla klientidelt nagu nõusolekut küsinud ja ma ei välista, et ma oleks saanud, aga kuna mul seda nõusolekut ei ole, siis ma ikkagi nimedest siin nii-öelda rääkida ei saa. Aga ühe sellise loona ma tooksin välja sellise meie sellise alateenuse, me nimetame, et selleks on kujunenud juba teatud alateenus ja seda on siin juhtunud vähemalt nii-öelda kord või paar aasta jooksul. Nii et me oleme juba päris vilunud selles ja selle nagu teenuse sisu selgitamiseks tuleb siis minna tagasi 90-ndatesse või 00-ndatesse, kus hulk Eesti aktiivseid noori inimesi lõid endale ettevõtte.
ja tegid seda hästi, neil on edukad ärid, nad on seda juhtinud ise aastakümneid ja nüüd nad on siis kas vanuse tõttu või lihtsalt seetõttu, et saavad seda endale lubada, tahaksid elada natuke lahedamat elu ja anda ettevõtte juhtimine siis üle. Eeldatavalt, kui on nii-öelda lapsed, kes võtavad, siis on hästi perefirmas, aga kui ei ole, siis tuleb hakata otsima tegevjuhti. Ja seda tegevjuhti hakkab siis omanik otsima ja jõuab sageli meie juurde siis, kui ta on valesti otsustanud juba kord või isegi mitu. Ehk siis leidnud inimese, hakanud temaga tööle ja läinud ruttu lahku. Ja sellises olukorras siis algabki asi tegelikult nagu personali juhtimisest, ehk siis mina pean töötama omaniku kui juhiga, et tema nii-öelda ootuste skoop nagu tõlkida tänapäeva tööturu keelde. Ma pean sõna otseses mõttes koolitama teda nii kaua, kuni ta saab aru, et ta ei leia enda klooni, kes on paarkümmend aastat noorem, vaid et tal tuleb ümber mõtestada kogu juhtimissüsteem ja viia sisse uued praktikad ja ära defineerida nii-öelda, mida ta on nõus uuele tegevjuhile andma ja mida ta võib-olla tahab ikkagi, ta ei ole nõus enda käest ära andma, jätab endale, eks ole. Ehk siis kogu see juhtimissüsteem, nõukogu, võib-olla juhatus, tegevjuhtimise tase. Ja siis ma toon sinna sisse kaugelt selle ettevõtte jaoks ülekvalifitseeritud juhi, kes aitab koos omanikuga siis teatud aja selle asja nii-öelda sisse elatada ja siis me paralleelselt hakkame otsima nii-öelda uut tegevjuhti, kellel on juba palju kõrgem tõenäosus õnnestuda, sest see nii-öelda keskkond on ette valmistatud selleks ja omaniku nagu ootus on nagu muudetud reaalseks. See on väga hea nipp sedasi, et ennem tuleb sisse üle kvalifitseeritud ja siis tuleb selline soft landing, eks ju. Sellepärast, et temal on see oskus rääkida omanikule arusaadavas keeles, tal on võimalus olla omanikule mitte alluv, vaid ka partner. Just. Ja tal on juhtimislik autoriteet, mitte lihtsalt alati ka, eks me üritame ka seda stiili sobitada, eks ole, aga mitte lihtsalt nagu autoritaarses mõttes, vaid nii-öelda kogemuslikus mõttes. Aga nüüd tuleb küsimus, mida ma ka ette ei saatnud, anna mulle andeks, see tuli praegu jooksu pealt, et kuidas lahendad sa situatsiooni, kui juht tohutult esialgu tahab astuda tagasi ja puhata kusagil, eks ju, aga siis juhtub see, et hakkab mikromanageerimine, kuidagi ei saa lahti lasta, et mis need nipid selliseks on. Et ma arvan, et kindlasti on kokkupuude olemas selle teemaga. No see, mida sa praegu kirjeldad, ongi sageli õnneks olnud ära enne, kui need nii-öelda juhid meie juurde jõuavad, vähemalt sel juhul, eks ole, kui nad on hakanud mikromanageerima, siis nende teed on läinud selle nii-öelda tema meeskonnas oleva juhiga nagu lahku, eks ole. Aga ei, seda juhtub ka tavalistes nii-öelda interim siis töödes, et eriti keeruline, ma ütleks, on siis, kui nii-öelda ettevõttes on kas siis sama taseme juhid või vähemalt sama mõjukusega juhid ja nende vaatenurgad on erinevad. Me olemegi tegelikult üks kord lõpetanud missiooni nii ära, et me tõime interimi välja ja ütlesime, et ühesõnaga, et me jätkame, meil on lepingus selline punkt sees. Sest nii-öelda üks nii-öelda omanike juht ütles ühte ja teine ütles nagu teist, eks ole, ja lõppkokkuvõttes ei olnud siis kumbki ka interimiga rahul, sest interim ei teinud seda, mida tema ütles. Ehk sellist asja tuleb ette, aga agentuuri selline tugevus ongi tegelikult ikkagi koos teadmistes. Ehk kui meie interim jääb hätta, siis me saame talle alati appi minna. Olgu see siis nii-öelda juurateadmistega, olgu see personali juhtimisega või me saame nii-öelda kas või ka numbrite teemadel nii-öelda toetada, et
ta ei pea üksinda sellega hakkama saama, aga jah, mikromanageerivad juhid on probleemiks igal pool, igas töökeskkonnas, täiesti nõus. Ega seal vast sellist ühtset nippi ei olegi, kuidas seda lahendada, et iga situatsioon on erinev, eks ju. Ja, nii on, jah. Et eks ta ikka sageli suhtlemise teema ole, et tuleb kommunikatsioon, tuleb rääkida, tuleb inimesele näidata nii-öelda tema käitumise mõjusid. See on see selline nagu natukene psühholoogiline ja käitumuslik siis koostöö, et inimesed ütlevad, ma räägin õiget asja. Jah, ta võib rääkida õiget asja, aga see, kuidas ta seda teeb ja tema võimupositsioonilt on selles organisatsioonil hoopis teine mõju. Ehk siis tuleb õpetada neid mikromanageerijaid näitama, et mis on nende tegevuste mõju, mitte vaielda selle üle, kas see on õige asi, mida ta ütleb. Reeglina see on täitsa õige asi. Aga mõju on see, et ta demotiveerib tegelikult teisi töötajaid, ta sekkub teiste töösse, eks ole, et ta lõhub mingisuguseid koostöömustreid ja nii edasi ja nii edasi. Seda mõju tuleb näidata. Aga meie pooltund hakkab siin vaikselt läbi saama. Mina tahaksin teada, mis on, Eela, sinu arvamus, kas interim on tulevikus uus normaalsus ja seda kasutatakse järjest rohkem ja võib-olla ta võtab isegi palgatöö osaliselt üle? Ja ma arvan, et ta tegelikult juba praegu on selgelt normaalsus. Seesama inimeste hulk, kes meiega tahavad liituda, näitab seda. Ehk siis me ju tegelikult teame, kes on tööturuvõitja, see on multipädevusega inimene, keda kõik tahavad. Ma olen selle ümber sõnastanud, kunagi oli selline tore ülemaailmne haip, oli see employer by choice ehk nii-öelda, et mida peaks tööandja tegema, et teda kõik nii-öelda siis tööturul nagu tahaksid tema juurde tööle tulla. Tänapäeval on see naljakas paradigma, et kõik see, mis organisatsioonid enda hüvanguks on teinud, sellest lõikavad kasu nagu professionaalsed pädevad töötajad. Ehk mina ütleksin, et on selline staatus nagu employee by choice. See on inimene, keda tahavad kõik tööle ja tema ise valib, kuhu tema läheb ja mis tingimustel tema töötab. Ja need inimesed väga sageli juba tegelikult ei ole sul tugevat kandidaati, kes ei küsiks iseseisvaks tööks näiteks kaugtöövõimalusi või mingisuguseid teistsuguseid tingimusi, teatud nii-öelda siis tulemustasusüsteemi, mida nagu iganes, eks ole. Ja jah, ma olen nõus, et neid inimesi praegu on meiega liitumas rohkem, kui ma näen nii-öelda tööandjate sellist valmiduse kasvu, aga need mõlemad on trendis ja tegelikult tööandjad saavad üsna varsti aru, et kui neil on vaja kompetentse, siis nad peavad oma tööd ja kultuurid ümber kujundama nii, et nad saavad need parimad inimesed turult. Need parimad inimesed ütlevad, kuidas nad töötavad ja nad on sageli kas juba või mingil hetkel jõudmas interimiks, sest interimtöö aitab sul enda professionaalsust kõige paremini tasemel hoida. Sa kogud seda kogemust, sa sünteesid seda, siis sa analüüsid ja oled võimeline pakkuma kuhugi organisatsiooni täpselt seda osa oma kompetentsidest, mida sinna vaja on. See on lõpetuseks ideaalne lause ja veel kord aitäh sulle, nii et juba järgmiste kohtumisteni siis ja rohkem informatsiooni saab loomulikult teie agentuuri kodulehelt ja kellel on küsimusi, siis kirjutage kommentaaridesse ja me saame ilusasti nendele vastata. Aga veel kord aitäh sulle, Eela! Ja, ma teen siin võib-olla ka ühe väikese reklaami, et 29. jaanuaril kell 4 meie enda agentuuril on live, kus me räägime interimide ebaõnnestumisest. Eks selline väikene tore huumorivõtmes ülevaade, et hoiame ennast kogu interim kogukonna infoga kursis ja kõigile toredat interimtööd. Väga hea, ma kindlasti tulen ja osalen sellest. Aitäh sulle! Okei, nägemist!